sellel aastal nüüd päevad siia-sinna täitus 35 aastat, kus ma lõpetasin sel ajal veel Tartu meditsiinikooli. Ja muidugi need 3 aastat ühikaelu olid hästi toredad ja need õppimise aastad aga siis vahepeal lihtsalt elu edasi läinud, nii nagu teistelgi, et oli ka minul pere loomine ja lapsed aga peale kooli lõpetamist ma töötasin 13 aastat haiglas. Ja siis, kui elu keeras teise külje, sai elukohta vahetatud, siis ma õppisin hoopis uued erialad endale juurde. Aga oma sisimas ma olen kogu aeg teadnud seda, et ükskord ma tulen see meditsiini tagasi. Kui ma tulin siia vestlusele kõigepealt, siis ma sõitsin vale maja juurde, sealt sellest vanast koolimajast on saanud hoopis teine koolimaja ja üllatus, et ühikast on tehtud selline suurepärane kool, ja mida ma täna ja sellega õppimise käigus nägin, et milline aparatuur, milline tehnika. Hästi kihvt oli nagu see, et me saime teha kõige tavalisemaid asju, mida õde teeb haiglas või ambulatooriumis iga päev. Analüüside võtmised, vere võtmised, tilkinfusioonid, vererõhu mõõtmised. Need on nii tavalised asjad, aga samas väga olulised asjad, et see on nagu tähestikus on ABC. Me alustasime augusti lõpust ja lõppes siis kursus detsembris eksamitega, teooria ja praktika eksamid. Kuna selle kooli üks osa oli minna ka praktikale, 150 tundi oli meil haiglas ette nähtud, sattusin ma Tallinnasse siis ühte haiglasse ja põhimõtteliselt nad ei andnud mulle praktikadokumente kätte, võttes siis minu käest tõotus, et ma tulen ka sinna tööle. Ja seda ma tegingi.